Brett Cooper oli kunagi minu jaoks eeskuju, kangelane, keegi, keda ma tõeliselt imetlesin ja kelle moodi tahtsin olla. Aga nüüd olen ma pettunud. See on tõesti südantläästav. Ja neile, kes ei tea, kes Brett Cooper on, ta juhtis väga head YouTube'i kanalit Daily Wire'i all nimega Comment Section, kus ta pakkus energilist, nooruslikku ja lõbusat vaatenurka. Ta vaatas kõike toimuvat konservatiivsest vaatenurgast, alates kogu kuulsuste draamast ja muust. Aga ta tõesti mõistis seda. Tal oli tunne, et tal on see intellektuaalne sisu, millest rääkida, lihtsalt kogu selle rumaluse üle, mida me kogeme. Ja siis tekkis tal kogu see draama Daily Wire'iga. Ta lahkus ja hakkas tegema oma saadet. Ja siis hiljuti otsustas ta teha selle tõeliselt halva, suure, rumala, idiootliku vea. Ta valis Candace'i mõistlike inimeste asemel ja mul on süda murtud. Tere tulemast saatesse The Pushback. Mina olen Meira Ka, teie saatejuht. Me seisame vastu hullumeelsusele. Seega kindlasti vajutage tellimisnuppu, et seda videot toetada. Nüüd oled sa osa liikumisest. Ja nii tekkis kogu see draama Brett Cooperiga, kui ta lahkus. Ja selle asemel, et teha sama otsus ja minna kangelaste pingile ning olla normaalne ja keegi, kes suudab ise mõelda, otsustas ta hoopis saada parimateks sõpradeks Candace Owensiga. Siin on video temast. Ma ei lõpeta Candace Owensiga sõbrustamist, kes on mulle nagu suur õde, lihtsalt sellepärast, et internet seda nõuab. Ma ei hakka Matti ründama lihtsalt sellepärast, et ma enam temaga ei tööta või kuna internet on otsustanud teda juba 27 miljonit korda rünnata. Ma ei hakka ka liituma rünnakutega Ben Shapiro iseloomu vastu, sest ta oli minu Daily Wire'is töötamise ajal ainult lahke ja toetab minu suhtes. Ja see on fakt. Ma lihtsalt ei tee seda. Ja kui sul on sellega probleem, siis see on okei. See on sinu õigus. See lihtsalt tähendab, et meil on erinevad väärtused. Ja tead mis? See on vaba maa. See ongi Ameerika ilu. Asi on selles, ta räägib nii mõistlikult, eks? Sa vaatad seda ja mõtled, jah, okei, tubli. Sa ei vihka seda inimest, sa ei vihka teist inimest. Ja ma austan väga inimest, kes ei taha draamasse sekkuda. Aga ma pean endal küsima, mida see tähendab, kui sa vaatad sellele inimesele alt üles, nagu oma suurele õele, oma eeskujule, kes tõesti inspireerib sinu väärtusi. Sina ja mina teame täpselt, mida see tähendab. Ja Jeremy Boring rääkis sellest tegelikult oma viimases episoodis koos Alex Clarkiga. Neile, kes ei tea, tema juhib seda imelist saadet. Jeremy Boring on samuti alustanud suurepärast saadet. Ta oli Daily Wire'i tegevjuht ja ta lahkus või lasti lahti. See pole päris selge. Aga tal on Brett Cooperi teemal palju öelda, sest viimasel ajal on Brett Cooper võtnud üha rohkem ja rohkem sellist nagu, ma ei teagi, kuidas seda isegi defineerida. See uus Z-generatsiooni liikumine, mis on pigem vandenõuteooriatele keskendunud ja mitte faktipõhine. Sa saad aru, mida ma mõtlen. Internet võttis kogu Brett Cooperi olukorra ja muutis selle omamoodi kinematograafiliseks universumiks. Mis seal tegelikult juhtus? Brett ei tahtnud enam Daily Wire'is olla. Ja nii ta astus samme, et olla kindel, et ta enam seal ei oleks. Sian. Veel üks neist vähestest, mis on valusamad, tead küll. Kui sa kõnnid ringi saabastes, tallad asju, teed otsuseid ja lõhud ning lõhud asju, siis peab sul olema üsna paks nahk. Ainus asi, mis mind selles äris tõeliselt haavanud on, ei ole kaotused ega vead. Vigu tehakse igal pool. Aga need on need hetked, kui inimesed sind alt veavad, et sa kannatad. Ja tead, see oli üks neist kordadest. Ma vihkan seda, kuidas asjad Brettiga lõppesid. Ma poleks kunagi arvanud, et see nii läheb. Aga kellegi nagu Candace puhul ei üllatanud mind tulemus. Mind üllatasid üksikasjad. Ma poleks kunagi osanud ette näha Candace langemist antisemitismi, mis lõpuks viis ta Daily Wire'ist eemale. Ma poleks seda kindlasti kunagi oodanud. Ja keegi poleks osanud ette näha seda kurjust, mida Candace on viimase 8 kuu jooksul levitanud. Ma mõtlen, see ületab kujutlusvõime piire, milliseks ta on muutunud ja mida ta on öelnud. Aga seda ma teadsin alati. See on tõsi ja see ongi see asi, kus jah, Brett võib mängida seda mängu, et ma olen kõigiga sõber ja ma olen kõigi vastu kena ning olen kõigile tänulik. Kui sa otsustad olla sõber kurjusega, tõelise, puhta, lahjendamata kurjusega, siis see on seisukoha võtmine. See ongi kõik. Ja ma ei poolda inimeste tühistamist. Ausalt öeldes vaatan ma siiani mõningaid Breti osi. Sest ma arvan, et tal on oma argumentides palju väärtust ja temas on palju külgi, mis on tõesti suurepärased. Aga mulle tundub natuke kurb, et inimestel on kadunud see moraalne ausus, et sõprused ei põhine enam sinu moraalsetel väärtustel. Kui sa arvad, et miski on vale,
siis on see sinu õigus ja sinu vastutus vähemalt mitte toetada inimesi, kes teevad valesti ja maksimaalselt neid ka tegelikult õigesti korrale kutsuda. Ja ma ei räägi sellest meedias, ma ei räägi sellest avalikult. Ma räägin lihtsalt sellest, et anna neile teada, et midagi on valesti. Ja siis avalikult nende toetamine tundub mulle lihtsalt natuke vale. Ma mõtlen tihti endamisi, mida ma teeksin, kui oleksin olukorras, kus olen sõber kellegagi, kes teeb internetis midagi tõesti väga valesti. Kas ma seaksin selle pärast oma sõpruse ohtu? Ja ma loodan. Ma loodan, et mul on piisavalt ausust, et öelda jah. Jah, ma teeksin seda. Isegi kui see inimene on mulle elus palju andnud, suudaksin ma öelda, et olen selle eest tänulik. Olen selle eest tänulik. Aga nüüd on aeg eemanduda, sest ma vajan enda ümber inimesi, kellel on samad moraalipõhimõtted. Mitte neid, kes mõtlevad täpselt samamoodi nagu mina. Sellel on suur vahe. Ma usun, et sa peaksid end ümbritsema inimestega, kes mõtlevad sinust erinevalt. Sest see on parim viis, kuidas jääda teravaks, oma seisukohti läbi kaaluda ja tegelikult aru saada, kui sa milleski eksid. Kui sa ümbritsed end inimestega, kes sinuga lihtsalt nõustuvad, siis on see probleem. Sest sa ei suru end kunagi ideoloogiliselt edasi. Aga inimesed, kes teevad moraalselt midagi, mis on sinu väärtustega täielikult vastuolus, nendest ma usun, et inimesed peaksid eemale hoidma. Ja tema on otsustanud mitte Candace'ist eemale hoida. Ja minu jaoks on see lihtsalt andestamatu ning ütleb palju rohkem tema tegeliku aususe kohta selles olukorras. Candace oli karm. Mind poleks üllatanud, kui Candace oleks pahandusi teinud. Mind poleks üllatanud ka see, kui Candace oleks igal hetkel Daily Wire'ist lahkunud. Mind poleks üllatanud, kui Candace oleks Daily Wire'i vastu pöördunud. Aga on ka teisi näiteid, kus ma olen olnud üllatunud. Ja see on üks neist. Steveni juhtum. Inimesed internetis ütlevad, et ta tõugati välja kõige pärast, alates abiellumisest kuni sinise särgi kandmiseni. Ja et sa kaebasid ta kohtusse sinise särgi kandmise pärast, mis iganes see tähendab. No mõtlen, mis on sinu versioon sellest loost? Ma pole kindlasti kunagi kedagi abiellumise pärast karistanud. Üsna naljaka kokkusattumusena kirjutasin ma tegelikult väikese osa Breti pulmatseremooniast ja olin ise kohal. Huvitaval kombel ei olnud Candice Breti pulmas, mis teeb naljakaks selle, et ta alati esitab mulle kõiki neid etteheiteid, mis on seotud Breti pulmaga. Aga need tegelikult üksikasjad ei ole ilmselt sellised asjad, mida ma tunneksin end mugavalt arutamas või mida ma üldse suudaksin arutada. Tead, kui sa läbid selliseid lahkuminekuid andekate inimestega, siis lepitakse kokku konfidentsiaalsuses. Ja mõnikord nõustud konfidentsiaalsuse ja mittehalvustamiskokkulepetega ning hiljem soovid, et poleks seda teinud. Ma arvan, et ilmselt tunnevad kõik seda, sest mingil hetkel tahad sa oma lugu rääkida, aga sa nõustud nende asjadega, sest teoorias on need mõlemale poolele kasulikud. Tead, sellistes konfliktides ja läbirääkimistes toimuvad asjad, mis ausalt öeldes ei ole kellegi teise asi. Sellistes konfliktides ei ole inimesed alati oma parimas vormis. Ja seega tead, enamasti arvan, et ilmselt on kõige parem lihtsalt lasta. Inimestel lugusid välja mõelda ja sellest internetis kuulujutte levitada. Ma saan sellest aru, tead. Huvitav on see, et siin ei ole ta maininud sinise särgi lugu, millest mul pole aimugi, millest ta räägib. Aga kuna ma ei tea, millest ta räägib, siis ma pole selle lõnge läinud. Nüüd, mul pole aimugi, kas Jeremy Boring on hea inimene, halb inimene või mis tema lugu on. Ma lihtsalt tean, et ta lahkus Daily Wire'ist ja nüüd alustas oma saadet. Ja ma arvan, et tema saade on tegelikult väga täpne ja väga hea. Ja ma võtan seda nimi väärtuses. Aga see on huvitav, mille üle mõelda. See on tegelikult midagi, mida pole piisavalt arutatud ka kogu selle Candice pöördepunkti teema juures. On nii palju konfidentsiaalsuslepinguid. On nii palju asju, mis takistavad neil inimestel oma lugu tegelikult jagamast. Ja ma ei arva kunagi, mitte kunagi, et kui sul on noor, uus talent ettevõttes ja väga kogenud tegevjuht, et see oleks võrdne. Ja ma arvan, et ta mängib siin natuke ohvri rolli, kui olla täiesti aus. Aga päeva lõpuks jõuab see minu arvates ikkagi sama asja juurde tagasi. Me oleme avaliku elu tegelased. Suur osa meie elust on avalik. Ja kui sa äkki ütled, et osa sellest ei ole kõigile kättesaadav, võib see inimesi ärritada. Aga päeva lõpuks tead, need on ikkagi päris inimeste vahelised suhted, päris ärisuhted. Nendes suhetes on mängus suured rahasummad, nagu sa tead. Nendel saadetel töötab palju inimesi. Sa lihtsalt ei saa kõike avalikult näidata. Kas sa õppisid sellest olukorrast midagi publiku kiindumuse kohta? Nii et selline see lugu ongi. See on see, mis Brett Cooperi vaatenurgast juhtus. Kas see annab meile selle lõplikkuse tunde, mida sa võib-olla ootad? Kõik oli korras. See oli lihtsalt internet, mis läks hulluks. Ei, see oli keeruline.
see oli segane. Ja ma arvan, et sellised asjad ongi keerulised ja segased. Ja ma arvan, et me võlgneme endale selle, et suudame nüansse mõista ja öelda, et kõik ei ole nendes maailmades särav ja täiuslik. Tegelikult ütleksin ma isegi, et see on sellest väga kaugel. Aga kogu see Brett Cooperi teema, see kogu inimeste grupp, kes meelitab selle grupi halbu külgi, see on minu jaoks tõesti probleemne ja ma ei tea siiani, mida ma sellega peale hakkan. Mind huvitab, mida teie arvate. Mida sina teeksid, kui sul oleks keegi, keda sa tõesti pead eeskujuks ja ta muutuks sinu jaoks aga mitte päris õigesti, vaid kuidagi poolikult ja sa tead, et see ei ole okei. Kas see oleks põhjus temast lahti öelda? Anna mulle kommentaarides teada ja aitäh sulle selle teema tähelepanu eest.